Tere tulemast siis minu kanalile, minu nimi on Rutt. Tänane teema on partnerite mõtted, tunded ja käitumine. Teie ja partneri vahelised tunded, mõtted ja käitumine üksteise suhtes. Kõigepealt mõelge oma partneri peale, et mida ta teist mõtleb. Kõigepealt mõelge oma partneri peale, mida partner teist mõtleb. Nüüd mõelge enda peale. Lihtsalt mõelge enda peale. Nii. Nii. Mida praegu partner mõtleb? Siin on nagu meespool, siin on naispool, jah? Mida praegu mees teist mõtleb? Käib siukene aktiivne, kas te käite kuskil, sõidate kuskil tihedalt koos, käite kuskil läbi või on ka siis siukene, lihtsalt siukene, seksuaalelu on ka hästi siukene aktiivne. Aga südames tal käib praegu mingi vaidlemine iseendaga, ta kakleb millegagi, ma ei tea, miks teie suhtes, et missugused segased tunded tal on, et ei suuda otsustada praegu, et mida ta teie vastu otseselt tunneb. Aga välja näitab kahest käitumist, võib käituda nii, ühesõnaga see on siuke silmakirjalik käitumine. Kui inimene nagu ütleb, ma lähen sinna, tegelikult läheb hoopis teise kohta, see on siukene kahetine käitumine. Mis see suhe teile praegu ei ole? Ütlete, et te praegu siin, et see ei ole see suhe, kus ma ennast peaks tohutult kaitsma oma nagu naise eest või ütleme seal oma pruudi eest, kes ta teil on. Minu jaoks on see suhe siiski ikkagi harmooniline koostöö, harmooniline läbisaamine. Kuidas teie näete seda? Kuidas teie näete oma meest või oma abikaasat? Mõtlete hästi palju tema peale, kohe hästi palju mõtlete, pidevalt mõtlete. Võib-olla mõistate teda mõttes ka hukka mingites asjades. Võite olla täiesti tähenäri ja näed, miks ta sinna läks või näed, miks ta nii tegi, on ju. Südames siiski te armastate teda, aga välja näitate mingit vana käitumismustrit. Kuidas te olete kunagi teiste suhtes käitunud täpselt samamoodi või heidate talle midagi ette, mis on minevikust pärit. Mingid mineviku teemad kogu aeg toote temale ülesse nagu. Mis see suhe teile praegu ei ole? See ei ole teie jaoks suhe, kus on stabiilsus, kus on rahaline abi ja toetus, kus on rahaline küllus, et ei, seda ei ole. Teie jaoks on see pigem selline üksteise sõltumine, üksteisega manipuleerimine, et kaugemale, lähemale tõmban, lükkan suhe selline. Käib siuke manipuleerimine. Võib-olla ka manipuleerimine läbi seksi, on ju. Et kui sa minuga hea ei ole, siis seksidena ei saa, on ju. Igasuguseid sõltuvussuhteid on siin. Ja mis on praegu teie vahel mure, mõõkade 3? Mingisugune mure, kas te olete juba tülitsenud mingi asja pärast, aga siuke viha ja vimm on nagu südames niimoodi üleval. Edaspidi näitab siiski, et mees käitub hästi teiega rahulikult, et see mure või see nagu lahtub ära ja siis on, vähemalt mees on teie suhtes aktiivsem pool. Võib-olla tema on esimene, kes siis tuleb nagu kas andeks palvuma või otsib teie lähedust, on ju. Et niimoodi. Ja mida tahavad kõrgemad jõud öelda teie suhte kohta? Et mehel on aktiivselt mingi armu kolmnurk kuskilt jooksil või? Kuna mehel on seksuaalsoovid väga suured, siis kas temal ei piisa ühest naisest, tal peab neid mitu olema. See võib ka olla see seksisõltuvus, mida naine väidab, on ju, et seksuaalselt võib-olla mees on hästi ligitõmbav, aga seda mees võib-olla kasutab ka teisi naisi ära, tal on peale teie veel keegi.
mida veel tahavad kõrgemad jõud öelda selle suhte kohta? Et kui võtta ära need hirmud ja need armukolmnurgad, siis seda suhet täiesti annab koos hoida küll. Kui need siuksed tumedad asjad, igasugused asjad, need ära, ja kui võtta ka ära armukadedus vahelt. Et sa oled minu omandi tunne on inimesel nii suur, on ju, et kogu aeg jälgib, kus keegi käib. Võib-olla uuritakse telefoni kogu aeg, loetakse sõnumeid läbi, on siuke armukadedus on hästi tugev. Et kui need maha võtta, siis oleks suhe väga hea. Aga noh, jah, sellele lihtsalt praegu kõrgemad jõud vihjavad. Et siin tuleks tööd teha, kui inimesed, kui see mees ja naine viitsiks selle suhtega tööd teha, sellest saaks väga hea paar. Ma tänan teid, pange like, kui teile meeldis, kirjutage kommentaar. Uued tulijad, vajutage tellinuppu, vajutage ka musta kellukest, siis saate edaspidi alati teavitused, kui olen mingi uue video üles pannud. Ma tänan teid kõiki ja jääme jälle nägemiseni.